Tere tulemast vaatama ja kuulama Petrolheadsi podcasti või vlogcasti. Täname oma toetajaid Baltairite ja Glassdrive'i ja on viimane aeg veel oma suvereffid sealt e-poest välja valida ja Glassdrive'is samamoodi, et minge vahetage oma see nüüd kividega ära räsitud esiklaas välja. Ja täna oleme me külla tulnud Erki Joonele, kes siis minu arust on tõenäoliselt ka üks ainukesi tõelisi hot rodereid Eestis, kes oma autosid sihtotstarbeliselt kasutab. Ta on, nagu ise ütleb, 6 voldi mees 12 voldi maailmas. Ja saamegi teada, kuidas siis puuautode ehitamisest on jõutud kiirendusautodeni ja hot rodideni. Nii et jääge lainele. Tere Erki! Tere! Kas võib öelda, et sa oled enam-vähem ainukene tõeline nii-öelda hot roder Eestis, kes päriselt sõidab nende asjadega ka igapäevaselt vahel? Võib, ma ei tea, ma ise ei julgeks nagu üldse mingid nimetusi või mingid tiitleid nagu endale hankida, aga... Ühtegi teist nii hullu ei tea? Aga faktiliselt? Aga ma olen niisugune tagasihoidlik, aga ma ütleme, tänaval vastu pole tulnud ühtegi veel sellist sarnast autot. Et selle koha pealt on nagu jah, võib-olla tõsi, et ainukene aktiivne. Aga väga kindel siuke stiilisuund, et kust selline asi või kust selline suund üldse tulnud on, et tavaliselt meid mõjutavad mingisugused asjad elus või on sul juba nagu väiksest peale kuidagi just nimelt need hot rodid ja sellised asjad meeldinud või kuidas see nagu? Sellega... Eks ta on jah pikk lugu, et sinna jõuda ja mingisugused soovid, millega peab olema, mille soovimisega peab ettevaatlik olema, et kipuvad täide minema. Mängisid Hot Wheelsidega ja? Sellel ajal ei olnud Hot Wheelsi vist päris, aga mingisugused Matchboxi hot rodi mudelid olid olemas vist. Aga väiksena sai... Ütleme, palju siin Eestis nagu näha, ega meil ei olnud kuskil seda eeskuju tegelikult võtta, et üldse teaks, mis asi on hot rod või mis sellised autod nagu on. No aga kus siis ikkagi tuli see? Ma mõtlengi, No aga alustame siis otsast, et millest see kõik algas, et lapsena kihutasid juba mudelitega ringi või käisid sa kuskil, ma ei tea, ehitasite sõpradega neid nõukaaja, need kaherattalised olid kõik on ju, et tegelikult tuleb meelde siuke asi, et väiksena sai tehtud sõpradega mingi puust lükatavaid autosid. Meil oli oma siuke gäng ja see oli hästi äge. Need mäest alla lükatavad? Jah, me lükkasime rohkem mäest üles. Aga sai igasuguseid, vist tegime isegi siukse, et oli puidust mingi jeep, sellel oli treila ja selle peal oli pedaalidega mosse veel. Wow. Ja siis nügisime mööda küla seda, et siis oli vinge. Kui suurtest me räägime nagu sellised? No sinna mahtus nagu, ma ei tea, kui vanad me olime, üks 8. Ise mahtusite sisse? Sinna sai nagu sisse ka Okei, no ikka see on ikka korralik. Noh, sealt sai siukene võib-olla mingi huvi algus ja siis muidugi enne seda veel vist oli sääreveristaja teemad ja see käis nagu selle 90ndate lapsepõlve juurde vist igal pool. Et tehnika oli siis nagu, käed olid õlised ka nagu kogu aeg, et neid sai kokku lapitud igasuguseid asju. Õppisid karbussi seadistama ja? Ja, mitte ainult, isegi kontakti ja seda asja sai tundma õppida. Et mis on magnetosüüde ja mismoodi see töötab ja miks on ühel võrril on tugevam säde kui teisel näiteks ja nüksed asjad sai juba selgeks mingi 10-selt, et nendega ja siis sealt autohuvi oli esialgu nagu väiksem, et kuni kuhugi maani, et autohuvi tundus lihtsalt nii kättesaamatu võimatu, et see on nii suur asi, et mootorrattad tundusid nagu loogilisemad, et neid liikus seal, et sai mootorrattaload tehtud, Minskitega sõidetud ja igasuguste Krossi Minskitega ja neid sai tuunitud ja siis esialgu ei mõelnudki nagu autode peale niimoodi. Kuigi meenub siuke asi, et hot rodid võisid tulla niimoodi, et oli mõned Soome ajakirjad, V8 magasinid, kus oli nagu teistsugused autod kui tänaval ja siis
oli niisugune ajastu, kus vist internet hakkas kuidagi nagu vabasse ringlusse minema või, et sai mingi koolis kuskil arvutiringis sai käidud lihtsalt nagu seal läbi Alta Vista sai mingisuguseid otroode guugeldatud, nii-öelda otsitud ja siis tulid mõned mingid üksikud Kässeri ja mingid otroode pildid ja siis need sai mustvalgelt välja prinditud ja siis kuskil neid sai kogutud ja et siis nagu hakkas see, et vau, et niisugused autod on ja et ja tegelikult see huvi või ütleme, see autode suund jäi sealt kinni vist, ma arvan, niisugune 10-selt. Ja samal ajal vist äkki kuskilt TV3-st või kuskilt tuli film American Graffiti, eks mis siis nagu räägib sellest 60ndate alguse ajast, kus siis noored siis, mis autodega sõitsid, mis nad tegid ja kuidas mis muusika seal oli, siis see tundus ka, et nagu mis asja päriselt nii äge. Ja... Aga on sul kuidagi peres suguvõsas ka sees kuidagi autoskeene või tehnika? Ja? Tehnikat on isa poolt on tulnud nii palju, et tema oli kardisõitja kunagi. No näed, ja samamoodi Vene ajal ehitas ise mingisugusest prahist krossikaid ja et niisugust asja sealt. Ikka geenidega tuleb ka. Tehnilist abi oli sealt ja seda suunda kindlasti. No ja eks alus on kõik ju see, et kõigepealt peavad olema tööriistad, eks ole. No, et sellega õnneks joppas nii, et sõprade seltskond oli selline, kus enamus ajast sai nooruspõlves ka siklid ehitatud, et siis oli vähemalt võimalik tegeleda natuke ja et sealt see põhi nagu tuli kuni siis koolini, kus autotehnikuks sai õpitud ja esialgu lihtsalt, et saaks autoga rohkem tuttavaks, et hiljem äkki läheb vaja, et siis teada rohkem, mis kus sees on ja mis pidi käib. Ja ega sellel ajal vist koolis ma ei mäletagi, et see nagu tunduski nagu meenub, et see koolis õpitu oli ka suht niisugune aegunud kraam vist, mis seal nagu räägiti. Et seal ei olnud nagu väga palju, seal küll pritsungitest ja kõigest räägiti ka, aga niisugust modernset tehniku juttu väga päris ütleme niimoodi OBD-ni vist ei jõudnud, aga seal olid ka elektroonikud ja niisugused asjad veel ikkagi poolmehaanilised pritsungid sai läbi käidud. Aga see nii-öelda vanakooli põhitöö, ütleme, kuidas öelda, niisugune primitiivne, kõige algelisem auto nagu hingeelu sai selgeks seal. Ja peale seda vist sai isegi autoload tehtud lõpuks, kuigi olin veel seda meelt, et ei pole vajagi, et see mootorratta suund oli ikka veel nagu nii sees. Et niisugune must mootorrattur oli nagu teema ja et... Aga mis need mootorrattad olid selleks ajaks juba, kui sa seal koolis käisid? Ja? Kooli läksin, vist sõitsin Minskiga veel, kui linnas sai koolis käidud ja siis Planeta 5, seda sai tuunitud, sellega sõidetud ikka mitu suve. Ja siis sai vahepeal kogu praht maha müüdud ja Saksast sai esimene välismaasikkel ostetud Yamaha XJ600. See polnud nagu üldse minu stiilis, et ma mõtlesin kohe, et ma tuunin selle ümber, aga see oli liiga korralik, et ma ei raatsinud, siis lihtsalt kallasin bensiini ja sõitsin sellega isu täis, müüsin maha. Olid nagu üle küla mees ka, et see välismaa... Ei sellega, see ei olnud juba, see oli hiljem 2000 äkki, pakun 2004 midagi sinna kanti. See ei olnud mingi asi sellel ajal. Tsiklisõit kui selline oli ikkagi üsna eriline veel, ma mäletan tol ajal. Kui ütleme Eesti tsikliskenest rääkida, siis tekkis biker.ee keskkond ja niisugused asjad, et siis oli see kogukond nagu väga väike. Kunagi oli niisugune koht nagu Bikers. Bikersi pubi, see oli see aeg, et ma siis ise vist olin 16 äkki, et sai kaasa sõidetud ja ikka teema ja niisugune vägev tunne oli. Ja jõudsid siis ikkagi auto juurde? Ega peale kooli tunduski, et on vaja enda autot, et sai papsi serraga sõidetud ju küll ja siis oli vaja mingit enda autot ikkagi ka, et otsisin, et mida võiks nagu aga midagi nagu tavalist nagu ka ei tahtnud ja siis mõtlesin, mis on nagu potentsiaalne, mis on nagu kättesaadav ja mida saaks nagu ägedaks tuunida. Esimeseks autoks leidsin Kass 24 Volga ja plaanis oli teha niisugune must madal, katus madalaks niisugune... Ma korra küsin, Kass 24 on juba see ümar, kandiline? Okay.
et kandiline Volga, sest et see meenutas nagu noh, ma ise nimetan nagu Vene Impalaks, Chevy Impala, see on nagu sama stiiliga, mõtlesin, et eks sellise veits sihuke poolrotika või no sihuke matt mustaks ja madalaks ja aga saigi soovist leitud mingi Volga, mingi vanataat müüs Viljandis, sõitsin bussiga Viljandisse ja siis 2 Volgat, üks oli mingi vanem veits ja üks oli mingi viisakam üle värvitud ja aga siis ma nagu sellel ajal ei teadnud nagu keredest nagu seisukorrast, ma vaatasin nagu visuaalselt, et püsib koos, uksed käivad kinni lahti, läks käima, ostsin ära ja siis vist jõudsin Türile peaaegu, siis kui mootor kinni jooksis, et siis mis sa tegid seal, sa kutsusid puksiiri järgi või viisid tagasi? Siis tuli sõber, tuli järgi. Ootasin mingi 4-5 tundi vist või kuni tal Tallinnas tööpäev läbi sai, siis tuli, ma mäletan, Isuzu Trooperiga vist või, tuli järgi, siis Lepist tõmbasime siis Tallinna poole ära. Seda mõtet ei olnud, et viiks vanamehele tagasi, no, ütleksid kuule? Ma ei tea, jah, oli temast ka kahju, et seal oli vist siuke asi, et see ütleme siis ploki tühjaks laskmise kraan oli nagu lahti jäänud või mingi siukene, et sealt aegamisi jooksis see vesi välja ja sai päris palju kuuma. Aga see mootor sai korda, plokigaas sai isegi kõvasti madalamaks tehtud ja isegi hakkas auto pärast liikuma. Ja selle autoga ikkagi see plaan oli jõus, et hakkan siis seda katust ja värki lõikama aga nii kui ma selle auto üles tõssin ja siis uksed enam kinni lahti ei käinud, siis ma sain aru, et siis ma sain teada, mis asi on Koeru Volga, et see on ümber ehitatud, taastatud takso siis nii-öelda, taksodest tehtud ümber tsiviilauto, kus on siis gaasiga keevitatud mingid plekid peale ja tegelikult on ta, A-piiler oli pahtlist, seal sees olid mingid sukapüksid ja värgid seal oli. Siuke värk, et see murdus lihtsalt. Ja siis ma nagu selles katuslõikamisest sai see, et ma lõiksin ta igatepidi pooleks ja rauda. See oli küll hea ost siis. Jah, aga selles mõttes, et see tahe oli veel nii suur, et ma otsisin ruttu veel uue Volga ja siis ühtegi normaalselt müügis polnud, siis ma kirjutasin car ratingus kellegile. Vaatasin, see on ilus Volga, kirjutasin talle ja siis vastas ja hiljem tuli välja, et üks tühine tuttav oli ka temaga, et nüüd oleme väga nagu head sõbrad, et sealt sai järgmise Volga, mis oli kere poolest hea ja et sellega sai veel sõidetud. Volga isu nagu täis, aga siis... seda ümber ei hakanud siis enam ehitama? Seda ei hakka, sinna tegelikult oli, ostsin kõrvale BMW E30 vist, diisel. Oli plaan panna sinna, mis seal oli, 2.4 diisel äkki või? Ja automaatkasti, mingit üks kombot tahtsin sinna vahele panna, et igavamaks teha? Ma ei tea, et siuke oleks kruiser, et diiselmootorid mulle ka veits meeldivad, siis kuidagi see plaan oli, et toorik oli olemas, aga ma müüsin selle ennem nagu maha, selle projekti. Muide, kõrvalmärkusena ütlen, et Erki on esimene meie podcastis, kes ütleb, et diiselmootorid muidu nagu meeldivad ja on küll, ma just jäin ka mõtlema seda. Siuke rida 6 diisel on okei. Ütleme, see sobib küll kuhugi. Aga autodega saigi, miks nagu üldse Vene autosid sai vaadatud, see oli nagu üldse tundus kätte saada, sest et mingi Ameerika auto ei tulnud kõne allega või mõttesse. Nagu ei osanud uneski näha, et ma tegelikult võiks kunagi jõuda mingi kokkupuutesse nii lähedalt Ameerika autoga, et ikkagi oli sellel ajal leivategija ja leivategija asju sai seal äkki oli Motorex või mingid näitused, kus sai lapsele käidud. Rääkisime ka sellest. Jah, et seal sai käidud, vaadatud kõik popedad ja sapikad ja värgid üle. Ja oli Mosse limusiin ja need pakkusid nagu huvi, et et saab teha küll ja siis oli ka siuke, pigem nagu nägidki seda, et Volgal katus maha, et midagi sellist teha või isegi mingisugused mõtted olid Pobedaga, et aga Pobeda oli juba siukesid seda, kus sa saad, et ruumurallidele hävitati nad kõik ära viimseni. Okei, et need polnud nagu niimoodi saada, et oli küll mõte, et teeks 2-ukseliseks ja siukseks veits Ameerika moodi võiks teha. Ja mootorite poole pealt oli ka, et sinna paneks Fordi mingi V6 automaatkastiga, et teeks natuke paremat häält või et siukest asja, et nüüd paneks mingi V8, mis ei tulnud mõttessegi, et kus sa selle saada või See ei olnud nii tavapärane nagu praegu... Ei tulnudki, ei osanud nagu mõelda üldse niimoodi, et
no ja käisid nüüd, vaatasid Motorexil ja Volga oli olemas, aga Bemm oli olemas ja... Siis tuli vahepeal veel igast, autosid on palju olnud, kõike võib-olla ei mõtle, mida ägedamat veel oli, aga siis Volgale järgmine vist oli Datsun 120A F2, 79 aasta. See vist liikus ka siin mingi, nüüd enam pole näinud, kollakas roheline või kollane, 4-ukseline. Et selle tegin Dailiks nagu ja sellega sai aastat sõidetud. See oli ka tore auto nagu. Aga Ameerika autoni vist veel ei jõudnud. Kas see, mis selja taga on siis su esimene Ameerika auto või? Ei ole. Et sellega sinna ka jõuame. Et see on seotud ka selle lapsepõlve, ütleme, ühe unistusega, mis sai nagu soovinimekirja pandud kunagi. Aga ennem esimene, peale Volgat ja Datsunit siis oli siuke asi, et Võrus oli üks USA-autode maaletooja ja siis kuidagi juba sai otsapidi tööl käidud ja koolistipendiumid ja sai kogutud hirmsasti. Ja seal sai Võrust üks Lincoln Continental Town Coupe 73 aasta. Siuke suur kandiline laev, 7,6 liitrine, 460 CD mootor ja siuke 2 pika uksega laev. Samamoodi umbes nagu Volgaga, sai bussiga Võrru mindud ja siis selle lootusega, et nüüd saab äkki tagasi sõita ja siis see tuli seal arvele võtta ja nii edasi. Töötas, selles mõttes ma olin targem juba natuke, vaatasin, et vette ei tilguks. Aga sai seal proovisõit tehtud, mootor käis vaikselt, käike lülitas ja kere tundus okei, paar auku siin seal. Ja sai arvele võetud see ja Võrust ja tuldud. Samamoodi natuke maad sõidetud ja jäime tee peale sellega. Aga seal oli lihtsam asi, et seal paak oli nii roostes, et see korjas normaalselt seda roostepõru sinna filtrisse. Et seal oli see tavaline tankla mingi filter vahel. Ja siis seda sai seal tühjaks puutud ja koputatud ja siis niimoodi iga mingi 10 kilomeetri tagant kuni Põltsamaani vist. Ja Põltsamaal oli mingi autopood lahti, sealt ma ostsin kõik filtrid ära, mis seal oli. Ja siis kui neid vahetasin siis kuni Tallinnani. Ja seda sai ehitatud, see läks üle värvi, uus vinüülkatus. Uus paak. See rooste sai otsa. Vaatasin, jälgisin filtrit, et seal paar korda veel vahetasin ja see mingi... Settis lahti? Jah, et seal ma nagu mootori ja asjadega, tehnikaga ei pidanud suurt midagi tegema. Aga seda kõike tegid sa ise või et keevitasid, värvisid? Keevitasin ise, jah. See oligi vist mu äkki Datsuni lasin keevitada sõbral, sest seal oli liiga palju teha, et mul ei olnud nii palju, aga seal Lincolnil oli ainult mingi tiivalumised otsad ja taga tiivakaart natukene, et seal sai niisugune esimene servaga normaalne keevitus tehtud ja isegi tinatatud midagi ja see läks üle värvi rellakaga madalaks nii-öelda veits ja täitsa normaalne auto oli, et praegu juba võiks sõita, aga siis ma olin äkki 18, et see nagu, kui praegu mõtled, et 18 aastane on üsna laps nagu võrdlemisi, kui nüüd siit vaadata niimoodi, et siis sellisena nagu see tundus jah, et liiga pensionäri auto sellel ajal. Et ta oli küll nagu veits nagu mõnus laev küll, aga unistused olid ikkagi sellise vähe vanema ameeriklase suunas. Ilmselt läks kogu stipendium ka otse paaki ja sellisel juhul? Sinna läks üht-teist ja. Et on olnud jah nii, et lihtsalt huvi pärast, mis see 7,6 liitrine siis kütust võtab? No Big Blockiga on see häda, et kui sul on karbuss paigast ära, mis ta haiseb lihtsalt summutist ja riided haisevad bensuärgi, aga ta töötab võib-olla normaalselt, veits lööb musta, aga ta tarbib selle ära, sa võid sõita ka 100 sajale, nii et pole asigi. Et alguses oli karbuss paigast ära, siis ta äkki võttis mingi 40, 35, umbes niimoodi. Nad ikka pikka otsa ei raatsinud väga teha, aga siis äkki viimane suvi ma sain selle karpa nagu jonksu ja siis ta võttis maanteele 15-16. Päris suur kukkumine tegelikult. Ja, et see... Aga ikkagi 18-19 aastase poisi jaoks on see päris retsku kuluga 15-16. Et see ikkagi selles mõttes on nad pühapäeva autod, nendega iga päev jaksa niikuinii sõita. Et vaatad, kui on ilm hea ja pole ammu sõitnud, siis lähed ikka tiirutad. Et see auto läks Soome müüki, et just selle eesmärgiga, et ikkagi proovida midagi vanemat leida ja siis
äkki üks Dodge Ram oli vahepeal, 3. Gene 97, selle ma ehitasin kõrgeks hirmsasti ja hirmsad suured rattad alla. Aga sellega läks ka, tõusis ka kütusekulu nagu vastavalt, et ja noh, see sai valmis ehitatud ja ega sõita ei viitsinudki ka müüki. Ja siis... Aga need ehitamiste kõrval sul on alati mingi siuke igapäeva auto ka olnud? Mul oli vist üks Ford Bronco oli Daily vist talvel. Ka väga mõistlik valik kindlasti. Ja ka tegin kõrgeks ja suured rattad. Ja ka hakkas võtma, algus võttis 12, siis võttis 20. Aga noh, see kõik kuidagi käib asjaga kaasas. Jah, mingi hetk ma nagu vaatasin, et ei pea olema see igapäeva auto ameeriklane, et lasta talvel olla mingisugune lihtsam asi ka. Ja suve Daily oligi vist veel Datsun pikalt ja nii-öelda tööl käisin Datsuniga, aga nädalavahetusel sõitsin ikkagi mingi ameeriklasega. Sel ajal olid siis kellegi teise juures tööl nagu palgatööle? Ja siis sai alguses vist Mazda esinduses või? Kuskil seal Mazdasid ja Land Roverid ja neid sai remontida kõvasti. Aga see nagu ei olnud päris minu teema. Huvitav küll, miks, eks ole? Jah, ma nagu hiljem olen aru saanud, et see töö, mis ma praegu teen, ütleme siis plekitöö ja Ameerika autod, see on rohkem loova inimese töö ja see nõuab rohkem nagu aega, mõtlemisaega ja süvenemist ja et sa saad nagu nende projektide vahel nagu hüpata ja planeerida ja teistmoodi. Et seda nagu mõnusam teha kui see, mis kunagi oli, et see nagu jah. Ebaatraktiivset autot ka veel? Jah, et kõik, kes teevad praegu sellist tööd ja tunnevad, et nagu autod meeldivad, teed seda esinduses tööd, et see ei sobi, siis see tunne, et sa saad ära ja sa vaatad kõrvalt, et ohoh, et nii on ka võimalik. Ega muidugi see lihtne pole seda kohta leida, et ma nüüd tulen ukse taha ja ma tahan ka teha, et seda ka nagu pole võimalik igal pool leida, et jah. Aga räägime sellest edasi, et kui sa nüüd seal sinu Soome maha müüsid, on ju? Ja siis üks põnev lugu oli ka, et sai otsitud uut autot, siit poolt ei leidnud. Soomes oli mingisugune 1940 aasta Ford Coupe, aga hind oli mingi mega kallis nagu tooriku eest. Ja seda ei õnnestunud saada, siis vaatasin, mis USAs on. USAs leidsin ühe niisuguse hot roadi meeste foorumi, Jalop Journali, mingi niisugune, kus on kogu roodinduse mingid küsimused ja teemad ja seal nagu iga päev jooksis müügikuulutsi peale. Umbes nagu Tekuhaku foorum on, et seal tuli kogu aeg kuulutsi piltidega ja siis vaatasin, et päris head hinnad, et mingi paar tonni ja siis vaatasin, et 40 aasta Chevrolet Master nagu ka 2 uksega ja mingi üks udune pilt ja telefoninumber, et mingit muud asja pole, et keegi vahendab kuulutust, nagu, et see aitab sõbral müüa. Ja siis oli niisugune ärevus sees, et et võiks nagu helistada, uurida. Ja võtsin numbri ja siis vaatasin, mis see kell seal Ameerikas on. Ja siis läksingi enam-vähem vist ööse kell 1 õue niimoodi jalutama ja siis helistasin Ameerikasse. Ja ütlesin, et leidsin mingisuguse kuulutuse, et ta müüb niisugust autot ja siis see müüja nagu, mul oli niimoodi, et inglise keel sellel ajal nagu oli veel eriti toores ja siis ma nagu niimoodi lõhkusin põhitsel telefoni otsas. Jah, et sai seal üritatud selgeks teha, et mida ma seal tahan üldse telefoni otsas ja siis ta tükk aega ei saanud aru, et miks ma üldse nii kaugelt helistan ja mida ma tahan, aga lõpuks ta andis mulle oma meiliaadressi, mis ei olnud ka lihtne, et see oli mingisugune enam-vähem 25 mingit tähte oli seal nagu ja siis mingi niisugune hästi pikk meiliaadress, sain selle kirja ja kirjutasin ja siis ta vastas ja saime jutule. Ja teda nagu ei heidutanud, et kuskilt väiksest Eestist? Oligi imelik, et Eestist ja sai nagu... No, kuidas see siis välja nägi? Selles mõttes siis ei olnud nagu, ma ei tea, mis aastas sa räägid midagi, see oli, kui see peale 2000, ja öelda, 6-7. Ei, see oli natuke hiljem, 2010 äkki või? No siis juba oli lihtsam nagu tuua autot. Ja, toodi ju palju ja see teema ju, Ameerika auto teema oli juba selleks ajaks Eestis täitsa tasemel ja olemas. Aga teine asi muidugi, et kuidas sa ise julgesid niimoodi? Sa ju, päriselt ju ei tea. Ma võib-olla usaldan liiga palju, et see tegelikult eeldab ka seda, et sa ju saadad raha kellegile kõik ette ära ja siis võib-olla see ongi nagu läinud, et täna enam nii ei julgeks.
et sellel ajal võib-olla oli vähem seda skämmi teema. Ja. Siis aga lihtsalt kandsidki sellele see inimesele ei olnud, raha? see ei olnud ka lihtne, sest et ta ei saanud anda lihtsalt kontonumbrit, et kanna sinna ja ta on olemas ja siis umbes teeme, ta pidi minema, ma lähen järgmine nädal nüüd panka, ütles kuskile Red Lodge või ma ei mäleta kuhugi linna, oma sinna linnapanka ja siis ta tegi spetsiaalse konto raha vastuvõtmiseks. Siis ta saatis mulle mingisuguste koodidega mingisuguse kodulehekülg, ma sain oma mingite kindla koodiga sinna mingiks ajaks nagu sisse seda, et ma saan ka mingi paari päeva jooksul selle ülekande teha, siis ma pidin mingi ekspressmaksega selle ruttu tal ära kandma ja siis tundus nagu veider, aga samas ma teeks praegu ka siuke... Praegu on ikka kindlasti lihtsamaks asi tehtud ja täna on see, et isegi USA vist on mingid pangad küll, kus nagu, millel pole välis seda maksevõimalust, aga sa teed selle läbi siis mingi Wise'i või mingi sükse asja ja nemad ise sebivad selle kõik. See oli suht faksi teema jah, seal ikka andis see ajada seda asja ja auto tuli ka vist päris kaua, nii et see oli siuke lugu, et sai see sisetransport, ma ise seda tolle ajal ei sebinud, et siis sisetransport siis läks järgi, aga see müüja, vanem mees, ta ei õnnestunud see ise nagu garaažist välja lükata ja siis see rekka, mis järgi läks, oli liiga suur. Siis see rekka ei saanud oodata, siis sõits minema lihtsalt, et see esimene ring tuli tühja nagu ja siis saadeti mingi väiksem ja treila lepiti paremini kokku ja siis... Aga maksid selle rekka eest ikka? Ja esimene sisetransa läks tühja ja siis läks väiksem treila järgi ja siis mingi hetk saatis pildid, et see pandi treila peale ja kuidas ta sealt rekkaga hakkas sealt Ohiost siis siia poole liikuma. Ja siis jõudis kohale mingi poole aasta pärast. Pool aastat. Ja siis muidugi olid sealt mootori küljest kadunud mingid läikivad asjad, mis seal pildi peal olid, ikka mingid kenekad ja arvad, et need võttis vanamees või arvad, et need läksid kuskil transakäigus? Üldse ei oska öelda. Ma küsisin küll, aga ta ei vastanud, siis ma arvan, ju tal oli siis vaja, aga samas nüüd aasta või üle 10 aasta hiljem ta Facebookis kirjutas mulle, et lihtsalt, et kuidas autol läinud ja mis vahepeal ja okay. Ja, et selles mõttes tore, et tahate elus veel ja ta müüs seda 40 Chevy, et enda teine projekt 55 Chevy siis valmis ehitada. Aga ma sain aru ka, et see, mis ma siis sain, et see ei olnud ka päris ehitatav auto, et see oli ka nii mäda, et see oli ka siis nii, et kogu selle teekonna, mis ma nüüd praegu, kus ma nüüd olen, see oligi minul selle algus, et mis selle autoga nüüd teha, kas ma nüüd müün sellisena edasi, et ma sain selle auto kätte ja seal ei olnud nagu põhja, seal oli kõike, seal oli klaasplasti, seal oli iga erinevaid plekke, igast kruve ja nätsu ja seal põhja oli pahteldatud ja tehtud ja kõigest. Ja siis ma esimene aasta lihtsalt teadsin, et mul see auto on kuskil üüripinnal seisis ja et sellega ei olegi midagi nagu teha vist. Ja aasta aega nagu võtsin hoogu, et... Aga ta ei olnud sõitev ka? Ei, ta veeres lihtsalt ja seal oli mootorkast vahel. Teda oli nagu kässeriks hakatud ehitama. Mis asi on kässer? Kässer, üks siis ta on vana kooli kiirendusauto Ameerikas, siis oma klass kässer, et siis on originaalkere modifitseerimata ja see on siis nii-öelda nagu pump gas või ütleme siis bensu pealt, et selles kässeri klassis, või ta on nagu kiirendusautode klass oli kässer, et seal sõideti siis tanklas saadava kütusega. Okay. Seal ei ole mingit lennukikütust asja. Aga mootorid võid umbes ehitada ja... Jah, neid reegleid peast ei tea, neid muutusid kogu aeg, et neid tuli kogu aeg muuta iga aasta, et ju kes midagi nuputas jälle liiga hästi välja, siis tuli seal piirata kõiki asju, aga seal kässeritel oli põhiteema see, et sul tehti esiots, ütleme mootorit võidi ehitada, tavaline oli väike small box Chevy, mootorid nihutati tahapoole, kaalujaotus paremaks. Nina on kässeritel kõrgem ka vist sellepärast, et siis saaks selle stardi pidamise kõige maksimaalselt raskuse taha ratastele. Et ta oli hakatud ehitama sellest Chevist siis kässerit, aga see ei olnud nagu minu suund esialgu, et see minu siis ütleme see elustiil ja mida ma sealt American Graffitist ja kõigest olin salvestanud enda pähe, siis
see suund nõudis nagu sellist custom autot, mis on ümber lõigatud, sellist voolitud sellist madalat laeva. Et siis ma hakkasin muudkui madalamaks seda ehitama, õhu peale channelasin kere raami peale, tegin õhkvedrud alla, siis Sa ikkagi hakkasid ehitama seda siis? Jaa, jõudsime sinna. Aasta aega hiljem siis. Aasta aega siis võtsime arvele vahepeal, sest ma arvasin, et nii on lihtsam. Et sai ta tehtud niimoodi natuke korda, sai piisavalt korda, et arvele saaks ja siis hakkasin teda uuesti ehitama. Siis äkki 3 aastat keevitasin seda kere. Sai ostetud keevitus, ühed plekikäärid, ühe plekijaamri ja painutuspingi, vist kantpingi nii-öelda. Ja siis nii-öelda hakkasin selle plekitööga pihta. Kumeraid plekke tegin lihtsalt põlve otsas ja niimoodi nagu Aamriga ja vaatasin, painutasin siin kõhu peal ja siin põlve peal ja kuskil ääre peal niimoodi koputasin kuskil puidutüki peal natuke, et mingid asjad sai tehtud ümaramat plekki ka. Tegid päevatöö ära ja siis läksid garaaži? Jah. Sai päris pikki päevi ja nädalaid tehtud, jah. Sellel ajal sai ikka tehtud. 3 aastat tegid keretöid, lasid ta madalaks. Tegin keretöid. Või siis hakkasid teda alles madalaks laskma õhu peale? Ei, ma kohe, ütleme, raami ehitasin kohe juba niimoodi madalaks, kere uputasin kogu põhja tõssin või 12 senti lasin kere madalamaks. Kogu põhja vahetasin välja ja siis lisaks veel sai šeivitud, kõik lingid, värgid, nina, kõik keevitused, tiivad sai kere küll keevitatud kinni 9 tükiks, katus sai madalaks tehtud, see oli niisugune viimane otsus veel. Et ja küll teeme ära, et siis nagu esimene katuse choppimine. Ja siis tundus, et sai hästi. Et selles mõttes oli päris hea, aga kuna selle autot ei olnud kuskil hoida, siis äkki 3 aastat sõitsin, siis läks ka Soome turgu, sest et vaadata, kuidas naabrikassid seal peal magavad ja üritavad sinna peale saada, siis see oli päris kurb. Et see nagu oleks läinud käest ära see asi. Mis värvi see oli üldse? Musta värvi sai see tehtud. Okay. Kerge pruuni teraga. Et see oli. Huvitav, ma nagu poleks näinudki seda. See sai tänavale äkki 2014 kevadel. Oligi vist 2010 hakkas näitama, 14 käisin veel niimoodi, et Elvas oli Old Iron Weekender üritus, kus siis Ameerika autod värgid kohal on ja otse ülevaatus, et esimene sõit oligi töökohast ülevaatusele ja siis Elvasse. Et aga pidas ilusti vastu. Et vist algus 3. käik ei tulnud järgi. See automatkast teha 350 mõtlesin, mis jama on, aga lõpuks tuli välja, et vaakum oli ühendamata, et siis ta ei hakanudki 3. käiku panema, aga siis nii-öelda manuaalselt sai selle sisse küll. Et aga pidas vastusõidu edukalt ja sõitis edasi veel, nagu polnudki häda. Nüüd see auto on Soomes, äkki Jyväskyläs kuskil. Tead, ka on nagu... Jaa, et see oli nüüd niimoodi, et see tuli Soomes omakorda ümber ehitada, sest et minu esimese auto, nii suure autoprojekti vead tuli ümber teha ja Soomes on normaalselt reeglid tehtud, et kui sul on vana auto on ümber ehitatud ja seal on mootor suurem kui näiteks 5 liitrit, siis sul peab ka olema ees sõltumatu vedrustus ja võiks olla ketaspidurid. Et mul oli seal sõltumatu vedrustus, straight axle oli seal, mille ma lihtsalt madalaks tegin. Et see on üsna niisugune vähe kiirem mootor on, siis võiks olla nagu vedrustus ja... Seal oli siis kiirem mootor ka? Ei olnud, seal oli mingi stokk Corvetti mootor 80. Ikkagi 40 aastat uuem variant. Et... Ja, originaalis on rida 6,3,5 liitrine mingi. Ja, et selles mõttes oli ta sõidetava mootor ja see liikus küll, selles mõttes see oli minu nii-öelda esimene kiirem ameeriklane, mis lasi ikka rehviga ringi. Aga kui maha müüsid, ega siis tühja kohta kindlasti ei jäänud, et... Kus juures ennem vahepeal sai siis siuke asi, et tegelikult oli ennem selle auto müüki olemas ka see auto. Aha, see tuli nagu seal vahepeal siis? See tuli vahepeal, jah. Äkki mingi aasta ennem seda, kui ma müüsin selle. No siis oli muidugi lihtsam müüa. Enne tundus juba veidra, kui sa räägid, et see oli enne, siis... See sai vahepeal toorikuna toodud, lastud tuua.
ja kus see siis nagu leitud sai? see tuli äkki eBay kaudu lihtsamini natukene. Aga ka USA-st või kuskilt Euroopas? See oli California Lompoc, see oli Kesk-California. Ja selle Hot Rod Ranch, siuke garaaž või siukene Casseri ja Hot Rod ehitajate garaažist, nemad siis otsivad, kuna California on selle Hot Rodi siis alguse nii-öelda paik, siis seal on neid vanu Hot Rodi kõik selle kiirenduse teema, mingid barnfinde tuleb välja. Noh, kes on kunagi seal 60-70-ndatel ehitanud, siis nemad kuskilt jälle leiavad ja müüvad edasi, et siis see samamoodi oli sealt pärit. Ehk siis tuli välja, et see auto on ka tegelikult adrenaliini rohket elu 60-ndatel elanud ja võistelnud siin ja seal ja püstitanud rekordeid. Seal oli tol ajal vahel, ma sain mõned pildid sellest, seal oli vist Hemi mootor vahel ja Big Block Chevy. Ja kui Eestisse jõudis, siis oli 60-ndate mootor siin vahel. Millega üldse tegemist on? Räägi võib-olla sellest, et siuke helesinine unistus ta on. Jah, et see unistus oligi sellega kohta oligi enam-vähem, et mõtlesin, et kuidagi peab saama, et panin plaani paika, et 5 aastaku plaan, et peab Hot Rodi peab ehitama, et kaua me siin nagu ootame selle asjaga. Millega tegemist on? Ford Model A aastast 1930 ja see on napilt, kui hobused vaata ära võeti. Jah, et seda autot, ütleme, Hot Rodi ajalugu, see ulatubki sinna 30-ndate lõppu ja siis hakati neid ehitama ja kuna Ford oli vist massitootmises või liini tootmises, et üks esimesi autosid, seda oli palju ja ta oli niisugune odavam auto vist pigem. Ja räägitakse. Seda oli palju ja see oli niisugune põhitoorik, mida levis, seda sai igalt poolt. Mis aastateni sellist kere üldse toodeti? Model A, kõigepealt oli Ford Model T ja siis tuli Model A aastal 28. Okay. Ja siis 28-29 tehti ühte kere ja see on 1930 ja 31 tehti seda kere. Sellist. Ja kui kaua üldse toodeti Model A-d? Oligi kuni 31. Nii lühikest, ainult 3-4 aastat? 2 aastat, aga vaata, kui palju tehti neid 2 aastaga, et neid jagub veel täna. Jah, vaatad Rootsi portaalid, võtad lahti ja täitsa leiab neid ikka, ei saa öelda, et nüüd 10-tes, aga selles mõttes, et kui tahad osta, siis leiad? Ja ta ei ole, kusjuures ta ei ole nagu ikkagi tänapäeva mõistes ka nagu kalleim asi, see Model A. Ta on ikkagi veel mõistlik. Jah, mingis korras sõitvaid saab teinekord isegi 10-15 kanti. Jah, mingisugused vanu restaureeritud masinaid, mis on nagu originaalist täiesti, on niisugune alla 20 liigub ja 10-20 vahel. Et siis, aga selle mõttes tooriku saad kätte, aga sa ei tea, milline see sealt alt on, et kuidas see taastatud on. Aga olen, mis plaan on, kui sa tahad Hot Rodi ehitada, siis sul ei ole vahet. Ütleme, kui sa nullist tahad ehitada, siis sul on lihtsam, kui sul on ainult kere ja sa näed, mis seal kere all on. Et selleks nagu osta, sul niikuinii pole seal võib-olla mingit detaile enam hiljem vaja, siis sul ei ole mõtet täis originaali osta. Et kui mõni kroomosa on puudu, siis võib-olla sa ei tahtnudki seda kasutada. Et nii ongi, et sul kõike võib-olla sa tahad panna mingisuguse moodsama istme või sisu pole vaja ja nii edasi. Aga sina otsisid siis nagu konkreetselt seda aastakäigu Model A-d või sa hakkasid? Ma vaatasin Model A-d. Kunagi ma lapsepõles unistasin küll 30, ma isegi teanud, et nagu see, ma vaatasin, CC Top äkki oli või, kellel oli ka mingi Hot Rodi pilt kuskil seal vinüüli ümbrise peale ja äkki see oli 34 mingi Ford või 33. Et siis oli nagu see mõte, et tahaks eriti veel seda, aga see oli see juba laugem veits ja pikem nina ja siuke, aga siis tundus aeg edasi, et selle Hot Rodinduse nagu läbiv teema on Model A nagu ka, et see ei ole ainult see 33-34 Ford. Kui ma väga ei eksi, siis S, mitte American Graffitis on selline kollane? Mitte päris. Mitte päris? Jah, seal oli 32 Ford. Et seal Model B on seal, mis seal graffiidis on.
Selle vahe on siis see, et too on siis nagu see universaalkere moodi või? Ei, ikkagi samamoodi nagu sinul? Fordi keresid loetakse selle järgi, mitu akent tal on ja kas ta on kupee või sedaan. Et siis kui tagant pika kerega ta on sedaan, 2 uksega sedaan või 4 uksega. Ja kui ta on lühike kabiin või see katus, siis on kupee. Okay. Ja siis kõik modelaad olid, no neid on nii palju erinevaid, on neid tüüpe, kes viitsib guugeldada, seal on sportkupeed, on mingi poollahtise katusega ja siis on roadsterid, on, et nüüd ma tänaseks olen aru saanud ka pisidetailidel, mis nendel vahe on, aga ma ka alguses päris vahet ei teinud, et mis see 28 modela, mis erinevused on ja miks 32, et alguses tundus, et nagu peaaegu sama, tegelikult on üldse teistsugune. Aga ehitamise mõttes, kui sa võtad nagu ette ta, on seal siis 32 Ford on näiteks niisugune tundub kätte saamatu, et näiteks päris 32 Henry Fordi kere, see maksab toorikuna mingi 30 000 näiteks, lihtsalt mingi kere, mis on päris, ütleme, raam ja kere. Okay. Et sellest nagu alustada on päris raske. Aga mis ta siis nagu teistsuguseks teeb sinu omast? Ta on saanud kuidagi läbi selle kultuuri ja kõige on ta saanud nagu legendaarseks see 32, ütleme siis, ja see on nagu täiesti ulmelistesse hindadesse läinud, et see on siis läbi, no ongi see sama, mis on filmid American Graffiti ja siis oli. Aga kas ta siis väliselt on nagu? Ta on sarnane, aga ta on nagu vähe vormikam. Tal on need küljejooned on ja kuidagi sujuvam ja raam on disainitud ja aga ütleme nii, et 32 aasta Fordi raami kasutatakse küll igal pool. See sobib lihtsalt iga asjaga kokku, mis on siis 28, 29 modela, need pannakse 32 raamile. See raamil on siis nagu rohkem ruumi kuidagi? Raam on laiem ja ta sulandub, siis kui sa peale tõstad kere, siis sa saad ehitada täpselt selle raamiga selle kere nagu kokku, ta sulab kokku nagu disainilt nagu olekski sinna loodud. Okay. Et seda kasutatakse, aga see on nagu nii lihtsaks tehtud tänapäeval selle hot rod ehitus on see, et näiteks Rootsis toodetakse täiesti terveid keresid ja keredetaile, et võid osta juppidena terve kere ja kokku panna, aga ainuke asi on see, et ta ei ole päris Henry Ford. Et aga ma arvan, mul ei oleks ka vahet, et kui sa... Aga VIN-koodi saab seda talle siis peale või? Saab ikka oma valmistatud autona või sa saad Ameerika kaudu selle dokumentatsiooni korda. Kas need on nagu kerel on VIN-kood või on see raamil pigem VIN-kood või sellisel? Sellel autol on ainult raaminumber tegelikult, et siis... kere on varuosa. Okei, ehk siis sa pead leidma pigem õigega VIN-koodiga raami endale toorikuks ja siis võid võtta tutikatest paneelidest kereli ja peale laduda lihtsalt. Et sa ostad Ameerikast näiteks ainult raami koos dokumentidega. Mis huvitav. Ja siis see nii on, aga kere jah, ei pea olema nagu. Kerel ei ole jah, numbrit. See teeb ta oluliselt kättesaadavamaks tegelikult praegu, kui sa nii ütled. See ei ole nii hull asi nüüd jah, tegelikult. Ta tundus ka mulle algust täiesti nagu võimatu, aga et sellepärast ma otsisingi ka, mis on nagu päris paberitega. Ja... Aga miks neid ei ole? Miks neid ei ole üldse nagu rohkem näha? Siis, vähemalt Eestis küll, mina ei ole rohkem neid. Võib-olla sina oled lihtsalt see entukas, kes tõesti nagu päriselt actually kasutab oma autot, et võib-olla on neid veel, kes ei kasuta siis või? Modelaasid, ütleme, kes on nagu hot roadiks või street roadiks tehtud, et neid on Eestis veel. Näiteks üks modela kindlasti on veel kupee, mis üks siis klient lasi, kui ma enda oma hakkasin ehitama, siis talle pakkus huvi, et mida ma ehitan ja siis sai temale otsitud ka selline Model A ja siis seda sai natuke ehitatud, aga tal on nagu street roadi suunaga ehitatud see asi. Nii, räägi, mis on erinevused? Hot road, street road. Hot road on rohkem ehitatud pigem nagu, et oleks parendatud jõudlus ja juhitavus. Street roadindusel see ei ole nagu nii oluline, seal on pigem see välimus tuunitud. Ehk siis tänapäeval ma ei oska võrdlust tuua, et kui sa BEM-ile teed lihtsalt madal see, mootor jätad originaaliks, see on ju 1.8, et ütleme, hot roadi teema on see, et sa paned sinna V8 ja siis... See on see, et street road on see all show no go ja hot road on all go no show. No põhimõtteliselt, et sa võid seda võtta nii. Ja. Aga see hot roadinduse teema, et see võib nagu tunduda, et miks selle on vähe, mina arvan, et see ei sobi ka kõigile, sest et see ei ole lihtsalt auto.
see on elustiil. See käib selle auto, käib selle elustiiliga kokku, see on üks selle kultuuri osa, et need käivad, see on muusika, välimus, kõik see, ütleme siis vintage elustiili ja selle rockabilly muusikaga käib see asi kokku. Tahtsingi siia jõuda, et siin nagu kaugelt näed, et sa ei ole nagu tavapärane nagu mina või Henri, kes käib mingi dressides ja tossudes, vaid sul on nagu sa elad selle elu sees nagu selles ajastus, et kui palju sa selles elad, kas ma ei tea, kodu no nii palju kui võimalik, nii palju kui on võimalik. No siin auto taga on üks poolik kontrabass. Jah, et sa oled ju ka muusik. Projekte jagub, jah. Ma ehitan ka endale kontrabassi näiteks 3. Muusik olen ka väikest viisi, jah, et meil kuna selle elustiiliga käib kaasas rockabilly muusika ja ka varasemalt kunagi ammu sai tehtud muusikat nagu punkbändis Aknool, siis see muusikapisik on kogu aeg olnud, jah, ja nüüd rockabilly, et kus lõpetavad vanad punkerid ongi, et lähevad rockabillisse üle. No see on Ameerikas. Leiavad elurõõmu taas sellesse või? Ja, et see on nagu Ameerikas, et kuhu kaovad vanad punkerid, need muutuvad rockabillideks. Aga siis sai hakatud ise, oligi pilli ei osanud veel mängida tegelikult, ma nagu basskitarri oskasin, aga kontrabassi veel ei osanud, siis ma ehitasin omale esimese pilli nagu valmis ja siis hakkasin nagu seda. Jah, no ma sain nagu Tartust mingi kaela ja selle kere, siis ma lappisin mingi kontrabassi kokku ja sai ilusaks värvitud ja kõik uhke värk ja siis hakkasin proovima mingisuguseid lugusid ja jämmisime seal sõpradega ja sai mingi niisugune muusikaline projekt kokku pandud, milleks siis nüüd on saanud Rusty Roaders rockabilly bänd. Aga see bänd tundub nagu selles mõttes, see ei ole mingi hobibänd, nagu nii palju, kui ma olen jälginud, siis ma tundub kogu aeg on mingi esinemine siin, seal. Noh, see on jälle üks hobidest, see on nagu tore tegelikult, et kõik ju meeldib, aga see on kõige selle jaoks aega leida on ka päris keeruline, aga noh, kui bändiga, kui õnnestub hästi midagi välja tuleb, siis ikka kutsutakse ja praegu on päris nagu hästi kutsutud igale poole esinema. Ühesõnaga rockabilly bändi teeme ja autod on sellised ja peame nagu hakkama otsi kokku tõmbama, aga mul on paar küsimust näiteks, et mis on sul selline unistust auto? Üks ongi selja taga, et võib-olla vahepeal on midagi täienenud, noh vaata, et kui sa ikkagi, see ju kogu aeg areneb endal ka unistused. Jah, no kõik, ma arvan, see ikkagi jääb, neid autosid on erinevaid, et noh, Custom auto sai juba ehitatud, maha müüdud, Hot Rod on ehitatud, siis on veel, kuna selle kõigega käib kaasas ka veel drag race kiirendusteema, mis on huvi pakkunud, et siis ma ehitan praegu veel ühte projekti, mis on ka selle 60ndate stiilis veel Gasser või kiirendusauto. Sellest teemast on nii palju, et selle ajastu ja selle subkultuuri ja selle customi kultuuriga käivad need asjad kaasas, et see ongi niisugune ala, et otseselt unistust ei ole, et seal on kogu aeg niimoodi, et see on niisugune ala, et sealt auto, sul tehnika, siis on see loovus ja niisugune kunst ja see kõik käib sinna nagu kokku, et see. Ja unistus muutub töö tegemise käigus? Ei, see ongi kõik üks suur unistus tegelikult, seal ei ole niimoodi, et mul on ainult see auto või noh, seda ei saa võtta niimoodi, et need autod on kõik seal sees tegelikult, et selles mõttes ei ole praegu, ei unista ühestki autost. Aga mis su igapäevaauto on? Ma mõtlen, et kui sa elad full seda elu on ju, ja noh, sellega sa ilmselt nagu päris iga päev ei sõida. Ei, sõidan ikka harva. Ikkagi suvel sõidan, aga mitte nüüd tihti. Et kuidas see on nagu mootorratas vahest käid tiiru. Et kuidas see kokku läheb? Ma ei tea, millega sa igapäevast sõidad, et istud Škodasse ja... Volvo 940. See on ka niisugune... Ma sõidan igapäevaauto ka, ma väga elektroonikat ma olen niisugune analoogi mees, pigem ma olen niisugune 6 voldi mees 12 voldi maailmas, et kõik tundub ulme. Et siis see diisel Volvo on, see tõmbad umbes nöörist käima ja käid ära kuskil. Akut pole peale vähegi? Et no teilisid on ka palju tegelikult, et ma praegu ehitan Ford Aerostari, ma ei tea, kuidas ma siia jõudsin, aga noh, eks suur pere nõuab suurt autot ja ikka siis ja
ja otsisin niisugust autot, mis hakkavad otsa saama, mida nagu väga ei liigu, siis nagu see alati ju, et otsid midagi sellist, et Voyager on veel nagu seda on palju. Neid veel on ja neid on palju. Ja siis vaatasin üldse, et mis see Aerostarid teevad, mis see turg teeb ja polnudki nagu Euroopast ühe leidsin ja siis seda hakkasin ehitama. Teilideks jah, umbes nii. Ja siis nagu kui me siia sisse sadasime, siis sa panid viimaseid tüki külge, ütlesid, et kohe varsti tuleb musta numbri mees, vaatab üle igaks juhuks, et äkki saab uunikuks ka veel. Ei, ma alguses mõtlesin, et nagu ikka läheb, et ostad uue teili ja siis sul on selle jaoks ka veel teilit vaja. Sest, ja nii see kipub olema. See on täiesti tõsi, et ma tunnen seda nüüd, et see on ju nii korralik, kuidas sa nüüd ongi see, et alguses mõtlesin, et saab talvel sõita ka, aga näed. Eriti veel, kui musta numbri näiteks paned, kus sa sõidad sellega. See jutt muutub. Aga samas oleks äge olla tegelikult tõenäoliselt ainukene vend, kes Eestis sõidaks päriselt igapäevaselt musta numbriga autoga. Ma ei tea, kas tohib üldse või? Tohib. Soomes ei tohi. Eestis võib. Meil ongi reeglid on ju vaata palju rangemad kui Soome omad. Ja. Aga tegelikult autodest tuli vahepeal, leidsin Saksast Etzel Villageri vagunid, mulle hirmsasti meeldivad. Et kuhugi ma kontrabass ära mahtuma. Etzel Villager. Etzel on siis Fordi tehase poolt 50ndate lõpus, siis nad üritasid Etzeli, on Mercury, Ford Mopar, mitte Ford Mopar Company, Ford Mopar Company, ühesõnaga Ford Motor Company. Tegid siin kõikidele liiga praegu. Et see nali on jah, mis tähendab FOMOCO. Me siin omavahel teeme nalja, et see on Ford Mopar kombo. Kui sa paned Fordile Mopari mootori, et see edasi läheks, siis on see. Aga Etzel Villager, et sai vanu 50ndate vaguneid vaadatud ja üks potentsiaalne oli Saksas olemas, see sai toodud. Ja täitsa ka full lõhu peale ehitatud. Väljast ei patiina, kõik kire sai korda, alt mootorruum sai täiesti full resto. Viimse seibini korda, sisu kõik uus, et see oli ka äge kruiser. Et sellest, ütleme siis... Ja mees ütleb, et tal pole aega eriti millega. Ime, kui aeg kaob. Sellepärast polegi, et... Teilisid tuleb ehitada. Et ennem küsisid, et mis unistuste auto on. Tegelikult üks unistuste auto on sama kultuuri nagu siis ongi Rockabilly, üks nagu põhiauto ja Cruiseri nende tüüpi inimesed siis, kes selle custom kultuure sees on, et siis nagu põhiautod on nagu need ikoonautod ongi Hot Rod, ütleme 32 või 31 Ford on ja siis teistpidi customi põhitoorik me teame, et on Mercury 1949 kuni 51, et siis sai ka silmad lahti hoitud ka selle poole pealt. Ja siis sattuski jälle teekond Ameerikasse, nagu mitte ise, aga see asjaajamine lõppes sellega, et Montanast siis tuli üks barn find siia poole teele. Ja täiesti niimoodi, et hind oli mõistlik ja siis ma sisetranspordi sebisin ise, vist mingi U-shipi kaudu kuidagi niimoodi, et sa paned alguse ja lõpu paika, kuhu sul on vaja mida liigutada. Ja siis sul hakatakse helistama Ameerikast või kirju saatma, et meil rekka liigub, et kas saab peale, kuidas saab. Ja siis väga lihtsalt käis niimoodi, et see müüja siis, ütleme, oli oma autoraha kätte saanud ja siis ta ootaski, millal helistab see treilamees. Ja mingi hetk oligi see, et viidi siis konteineri sinna platsi peale pakkimisse auto. Ja see Mercury siia jõudis. See oli esimene auto Ameerikast, mille ma ostsin niimoodi, et ma sain konteinerist kätte ja selle ma panin, aku oli küll tühi, aga tõmbasime slepist töökott ära ja siis läks täkud peale ja käima. Ja põhimõtteliselt sõida kohe? Ja sidurid kõik olid olemas ja see oli niisugune vara kevad äkki, mäletan, niisugune lörtsi veel sadas, aga see hakkas kohe sooja puhuma ja siis seal mitu tundi tiksusime, vaatasime, et täitsa lõpp, et nagu päris hea saak. Ja siis... Kas selle leidsid? See oli kuskilt interneti mingi kuulutus oli mingisugune firma, kes ehitab neid autosid ümber 50ndate autosid ümber Corvetti vedrustuse peale. Okei, mitte mingi eraisiku kuulutus kuskilt? Ei olnud, jah. Isegi imestasin, et huvitav, et siukene asi oli müügis. Ja veel mõistliku hinnaga? Jah,
ta oli tehtud, nad korraldavad mingit oma linnas mingit paraade autodega iga kevadisi ja siis see oli tehtud selle paraadi eestvedamise auto oli siis nagu šerifi auto, vana politseiauto oli sellest tehtud, siis vana vilkuri ja sireeniga ja siis muidugi sai tehtud staatiline tropp kohe sellele autole kõvasti madalamaks ja siis sai sellega siin niimoodi ringi sõidetud veel mitu aastat nagu šerifina. Et tõmbas ka meie šeriffide tähelepanu kõvasti ja kästi kogu aeg, et ilma mütsita õue ei lähe. Noh, siukene oli kogu aeg siukene jutt, et ükskord sõitsime sellega niimoodi, et saime noomida ja siis järgmine päev jäime jälle vahele, aga mina olin tagaistmel, siis sõber tahtis sõita ja siis sama patrull oli, et kuule, et me eile rääkisime, siis sõber ütleb, et mina ei rääkinud teiega. Aga jah, sellega sai jageletud natukene. Aga see on veel alles? See auto on alles, aga mitte šerifina, et see šerifi aeg sai läbi nagu, et see ei hakatud edasi ehitama. Sai ta üleni mustaks värvitud või vähemalt uksed ja nii, et kas see on nüüd see, millega te seda järelhagist olete siin American Beauty'l vist olite kunagi? Rootsi retro järelhagis ka, mida me veel retromaks tegime. Seda ma tahtsin ka rääkida, et väga haruldane valik, et pole üldse selliseid näinud. Neid ei ole Eestis väga palju. On, aga mitte nagu need ei ole väga... Mis mitte võib-olla kasutada nii igapäevaselt? Jah, need on ka sellised hobi korras järelhagised või need hagiselamud. Aga kas see hagis, mis teil on? See tuli Rootsist. Kas see on nagu ka siis ajastutruu, et päriselt olidki sellised või ta on natuke uuem ikka? See on 70-ndatest, aga me mõne detailiga muutsime ta selleks, et ta võiks välja näha juba küll, et ta on 60-ndate poolt. Aga tuua juba need, mis need plekist, kuidas neil nimetatakse neid munasid? Mingid nagu... Teardrop või? Ei. Või need, mis on filmihagised tavaliselt ja need staarid. Läikivad need. Seal on mingi nimetus, ma ei mäleta praegu pärast. Need on vist mingi jõhkralt kallid. Need on kallid, neid on raske tuua, sest need on suured on need ja neid on raske saada. Meie mõistes lähevad nad juba igatepidi kuskile veoauto kategooriat alla, et ja täismassid. Need on kõik on puidu ja alumiiniumiga need vanad kammijaamad, need on tihti ikkagi väga suurte kahjustustega, need ei püsi enam koos. Mädad. Et selle taastamine on siis, sa pead disleriks hakkama ja pleksepaks korraga ja kõik asjad. Aga Eestis neid on ja taastatakse ka ja on 50-ndate vaguneid, et see on lahe. Aga see teie oma, ma pean ütlema ka väga lahe, sobib nii hästi? See on kõige säästukam lahendus sellele olukorrale, et seda nagu saab teha, et meil nagu vaatame, võib-olla kunagi saab veel vanema ja pisema. Praegu on keskmine, et saab asja ära, et see kõik on mugav ja alamis, aga hiljem, kui ei ole nii suurt vaja lastega, võib siis saab väiksema vastu ja vanema vastu nagu välja vahetada. Aga Mercuriga on ka plaanid nagu ikka custom auto, siis Mercury tulevikus loodetavasti saab õhkvedrud. Miks? Sa mõtled, et madal lihtsalt, et seda... No praegu ta on statiliselt madal, saab sõita, aga võiks olla mugavam ja võiks madalamaks veel minna. Ja madalama katuse võiks ka saada. Ja näiteks Soomes on neid, kui nad on 4-ukseline, et siis nagu eriti nagu äge on 2-ukseline ikkagi upee, et siis neid ka Soomes on tehtud väga ümber nagu 2-ukseliseks ja katus madalaks, siis saab täiesti teha ilusti. Siis võetakse B-piilar ära lihtsalt. Nihutad selle taha poole ja teed ukse pikemaks ja ongi. Päris suur töö ikka. Jah, aga see ei ole nagu minu soov või unistus. Mulle isegi meeldib see 4-ukseline, kuna Suicide Doors käivad tagurpidi lahti, siis see on niisugune efektne, et mulle meeldib see nagu. Et ma pigem jätan need uksed ja teen katuse madalaks. Et sellest saab väga hästi. Aga kuna ta on nagu nii heas seisus kere ja flathead V8 ja töötab väga hästi, siis see 6-voldine süsteem veel seal on siiamaani kestnud selle sama akuga, millega ta konteinerist välja veeres, siis on ta niimoodi olnud iga kevad, et läheb jälle nupust käima ja... Ideaalne auto.
paljude kohta sa saad niimoodi öelda? Aga sa pead ta vist 12 voldi peale viima ju. Ja nüüd aku kustus ära tegelikult, nüüd ma pean tegema. Okay. Nüüd ma panen sinna 12 voldise keneka ja 12 voldise aku. Siis tuled ka paremaks kohe? Ei, ma ei usu. 6 voldiga on... Mul ei olnud küll häda, et tulega oleks minust need Shield Beam kinnised tuled 6 voldised näitasid väga täpselt nagu... Okay. Ja. Mina arvasin kogu aeg, et nendel on, et kõik autod, mis ma 6 voldi pealt olen näinud, on olnud siukese seasilmadega, et väga ei paista midagi. Sellel ei olnud küll häda, et väga eredad tuled olid. Väga huvitav. Aga mis sa ütlesid, et midagi veel? Selle autoga, seal saab palju teha. Seal nagu selle customiseerimise teemat on selle auto puhul teha nagu väga-väga palju, et seal on kõiksugu shave'imisi ja jälle lingid saab ära võtta, kõik tagatuled, esituled, stanget, seal nagu seal piire pole. Tuled ära uputada ja... Jah, seal võib teha kõike. Aga ma arvan, et nende toredate mõtetega tõmbamegi tänasele episoodile otsa peale ja räägime järgmises osas siis muidugi juba sellest Ford Model A-st, selle seiklustest, kõiksugu asjadest, Casherist selja taga ja muudest. Ja mõnest muust autost, mis sa ehitanud oled näiteks. Nii et aitäh vaatamast, like, share, subscribe.